Tere tulemast, rõõm on tervitada seadust ja astma, ehk siis väike osakene Hanf Kungist. No kuidas teil läheb? Ma ütleks, et te olete selline armastatud hip-hop kollektiiv. Läheb hästi. Tuur on nüüd selja taga. Sai suuremad linnad läbi käidud ja ütleme nii, et oleme seda kuulajaskonda kõvasti kasvatanud. Ja hea meel on näha, et inimestele läheb esiteks see rap-muusika korda ja teiseks see, mida meie ütleme, millest meie räägime, et see on inimestele ikkagi oluline. Teil oli siin aprillis see suur tuur, et plaat tuli välja, et kuidas see mixtape vastu on võetud, et kas ikkagi saate ka palju nurinat või kõigile meeldib? Ikka hästi võetakse vastu, aga selle jaoks me selle nimiloo tegimegi, et muidugi mõned mõtlevad, et see on nõme, kui kungi poisid tulevad ja võtavad üle, et nagu karton, et osadel on sellega probleeme, aga sellega eks igaüks lahendab oma probleemid ise ja ise moodi. Te olete juba siin nime teinud Eesti hip-hopi maastikul, et kus see teie lagi on, et kuhu teil veel minna on siin? Igale poole, ei sea mingeid piire, ma ei tea, kus lagi on, seda ei ole näha. Hanf Kung võiks olla ikka kus Koit Toome. Ei, mitte üldse nii. Aga kui te ütlete, et edukas tuur lõppes, kas rahvast olid saalid pungis? Jaa, Tartu ja Tallinn olid väga retsid ikka, Tallinnas nüüd just ka oli ikka väga rets, et 2 tundi vist räppisime seal, meil sai kava enam-vähem läbi, nii-öelda see põhikava, mingi see natuke alla tunni aja võib-olla või midagi taolist ja siis nad karjusid kõik nii palju juurde, nagu karjusid, et me ei tohi ära minna ja siis nagu imelik oleks olnud ära minna. Mõtlesime, et ikka tegime, jah. Kuupoodi tegite 2 korda ikka, ma loodan? Ei, me tegime produkte 2 korda. Krinks ei jõua kuupoodi räppida vist enam või midagi. Kas ta Tartus tegi seda? Tartus tegime ju küll. Tartus oli sama seis, lihtsalt nõuti juurde ja oli selline tund 40. Issand, mul on nii hea meel teie pärast, see on ülikõva. Räägime sellest muusikavideost, see on selline kollaas, on hästi palju näha neid bändi koosluse tüüpe erinevaid. Mis see kontsept oli selle asja kokku panemisel? See ongi Kuupoest Balti-Jaamani, et kõik, kes selle teekonnaga on kaasas olnud, kõik need vennad on seal videos ka ja nagu me enne kui ilma selle loota selles suhtes ei olekski albumit olnud, et nagu oli kindel tahtmine, et oleks olemas nagu nimilugu siukene, et ongi kõik vennad kokku siis ja Shroomika arvas, me peaksime videoga tegema, nagu kui me juba loo olime teinud ja siis nii ta läks. Okei, viimasel ajal on väga palju juttu olnud marihuanast ja selle seadustamisest. Kas te positsioneerite ennast ka kuskile sellele rindejoonele? Ma ütlen selle kohta ainult nii palju, et nagu dekriminaliseerimine oli üldse halb mõte, nagu las igaüks teeb seda, mis ta tahab, nagu kas jood ennast täis või teed savu või sa ei tee mitte midagi, nagu valik on sinu, nagu vahet ei ole. Ja nagu kas me oleme tõesti nii kitsarinnalised, et me ei taha proovida või? Proovida võib. Tuvitab kuidagi, mida ütleks selle kohta, seaduse kuulekus? Jah, see nimi kannab omamoodi tähendus seal taga küll, jah. Ühest küljest näiteks meditsiinilise kanepi koha pealt on küll nagu asi juba sinna suunas liikumas, kus nagu mõistetakse, et ilmselt see oleks nagu kasulik, kui selle üle oleks riigil kontroll, mitte mustadel jõududel. Ja sinna suunas see asi on liikumas ja mina seda igati nagu toetan. Aga selle meditsiinilisega ongi see värk, et nagu meil ei ole piisavalt neid haigeid või midagi taolist, aga nagu sellepärast nagu need, kes seda asja veavad, nad peavadki otsa. Ma arvan ära ütlema, et nagu me tahame, et marihuana oleks dekriminaliseeritud, et inimesed saavad seda tarbida 18-aastast, alates 18. eluaastast inimesed saavad seda tarbida nagu legaalselt nii-öelda siis droogi ja riikidel on siis täpselt samamoodi maksud või aktsiisid seal peal, tulevad rahad kassasse ja siis asi on lihtsalt see, et mida me selle lisarahaga siis teeme, eks. Igal juhul väga tore, et te olete selles suhtes ka enda mõtteid nagu seadnud ja valinud siis poole. Aga väga lahe oli teid siin saates näha ja hästi suur hea meel on selle üle, et teil on saalid rahvast täis ja et teil tuleb uut lahedat kama.